Tere õhtust, on neljapäev, 31. oktoober ja Ringvaade alustab. No miks neiu mustas kleidis meie saates okastega tuuseldab, saate hiljem teada. Kogu meie tänase saate jooksul on meil üks naine okkaid rebinud männi küljest lahti ja nagu te näete, on neid juba väga palju siia tulnud. Miks te istute okaste peal ja seda kõike teete? Hea küsimus. Minu meelest mänd on väga tugev kujund. Et kui me mõtleme männi peale, missugused tunded meil sellega seoses tekivad. Head tunded. Me naudime männimetsas olemist, nii nagu heas seltskonnas olemist. Mänd on vastupidav, ta on väga kohanduv vastavalt oludele, nii nagu inimenegi kohaneb. Ta on väga seltskondlik, nagu inimene, ei taha üksinda elada. Ehk siis kõik positiivsed tunded, mida me eeldame, et inimestel võiksid olla positiivsed omadused. Aga männiokastel on ka teine pool ja see on see terav, okkaline pool. Kui me kujutame ette, kuidas see surub meie naha sisse, ta teeb valu ja jätab armid jäljed järgi, nagu üks toksiline suhe, võib-olla mingi vägivald, mis on inimese, mida ta on kogenud, eks ole. Et kui me üldse siis teeme seda nagu paralleeli tõmbame, et mida me kõik oleme inimestena kogenud, võib-olla kahjuks juba lapsepõlves, koolivägivalda, halbu töösuhteid, võib-olla vägivaldne peresuhe ja me teame, mis toimub maailmas, eks ole. Et see mõistetamatu sõda. Kõik sellised asjad, mida me oleme nii palju kuulnud, võib-olla me hakkame tüdinema sellest, aga me ei tohi harjuda sellega. Me ei tohi mitte kunagi tolereerida vägivalda. Minu performance tõstabki fookusesse tegelikult meie endi valikud. Et kui me kogeme ise näiteks ülekohut või vägivalda või näeme seda kellegi teise suhtes, mis seisukoha me võtame? Kas me vaatame pealt? Kas me teeme näo, et seda ei olegi? Kas me kannatame või läheme oma eluga edasi? Mis te ise teete? Millal te nägite viimati? Millal te puutusite viimati ise kokku vägivallaga ja mis te tegite? Väga hea küsimus. See on tegelikult nii isiklik, et ma ei saa sellele vastata. Te ei taha sellele vastata, aga kuidas te käitusite? Seda saate ikka öelda? Jaa, ma käitusin nii, nagu ma õigeks pidasin. Ehk siis ma tõttasin appi. Kas see, et te sellist kunstiprojekti performance'it teete, on tänu sellele, et te olete ise elus palju vägivalda kogenud või et maailm pakub liiga palju vägivalda? Kas see on personaalne või globaalne probleem teie jaoks? Õnneks on ma tegelikult õudselt ilus elu olnud. Aga elu toob lihtsalt mõnikord erinevaid asju ette. Ja siis ongi just see, et kuidas sa sellega toime tuled, kuidas sa edasi lähed. Et elasin läbi, panin selja taha. Aga loomulikult mind nagu väga emotsionaalselt on kurvastanud ja liigutanud need sündmused sõjaga. Või üleüldse, kui me näeme ja kuuleme inimesi kannatamas, eks? Et te olete ka viimasel ajal väga palju kannatanud, ma saan aru, et te olete tegelikult neid okkaid. Siin on üks väga-väga väike hulk, mida te olete kogunud ja kitkunud, aga neid on tegelikult terve 100 ruutmeetrine galerii täis ja te olete neid okkaid kogunud tegelikult terve aasta. Tõsi, vastab tõele. See on ka päris suur nagu selline kannatuste rada olnud teie jaoks. Ei ole, see on tohutult teraapiline. Tõsiselt, jah? Ja ega ma siis muidu, galeriis ka ei hakkagi neid üksinda kitkuma. Et minu lootus on, et Eesti inimene ei ole liiga tagasihoidlik, vaid et ta tuleb galeriis, võtab oksa ja tuleb mu juurde ja vahetab mind välja. No sellist kunstiprojekti on tegelikult enne ka tehtud, kus kunstnik on osa kunstiprojektist ja üks tuntud, ma ei mäleta, kas Sloveenia, Abramovitš, tema ju lubas enda kehaga teha mis kõike ja lõikuda ja ka vägivalda kasutada ja ennast isegi peksta. Et see kõik juhtus, et teie näitus avaneb homme siis Haapsalu linnagaleriis ja te istute seal kuu aega hommikust õhtuni, samasugune must kleit seljas,
kõik on okkaid täis ja teete seda tööd ja lubate inimestel sekkuda? Ma väga tahaksin, et nad sekkuksid. Just see, et me sekkuksime, kui me näeme vägivalda. Et ma kasutan männiokkaid kujundina, vägivalla kujundina. Mis tahaks teha? Me tahaksime selle teha olematuks, me tahaksime välja kitkuda kurjuse, ka valu, mida kurjus on põhjustanud. No aga kui ma tulen kunstiprojekti ja teid pikale lükkan, kas teie kunstiprojekt on siis nagu õnnestunud või vastupidi, et te ei saanud vägivalla vastu, et kunstivaataja oli siiski teist vägivaldse? Ma usun, et kõik see, mis hakkab toimuma nüüd 6 aja jooksul, on üks protsess ja ma võtan rahulikult, ma vaatan, mis juhtub. Ja ma tean, et inimesed on üldjuhul ikkagi väga heatahtlikud. Olete valmis tõesti 6 aega hommikust õhtuni galeriis ühekaubal istuma ja seda sama kitkumise asja tegema? Ma olen selleks valmis. Ma olen selleks nii-öelda valmistunud. Ma saan, et teie näpud on kõva trenni saanud, ega see väga tohib, ma proovin korra, ma tulen selle appi, et ega see nagu väga mugav ei olegi, et nagu ülikerge ära ei tule. See on väga mõnus tegevus. Mida te seal istute ja mõtlete siis, kui te kõike seda protsessi teete? Mis teie peas toimub? Ma ju täpselt ei tea, mis hakkab toimuma, aga seda ruumi täidab ka tuulehääl, mis on kord mahe ja siis paisub jälle lausa tormiks. Vihjates siis veel kord nagu võimalustele, inimeste võimalustele, kuidas me ise käitume. Sellepärast, et iga kord alati on olemas valik. Sest et iga meie väikesest otsusest, mida me teeme, tegelikult sõltub nii palju. Mis galerii ütles teile, kui esimest korda seda projekti neile tutvustasite? Tule ja tee. Tõsiselt, jah? Jah, nad vist usaldavad. Väga tore, igatahes aitäh meile tulemast ja soovin teie projektis siis palju edu homsest alates Haapsalu linnagaleriis, siis võib teid kitkumas näha ja 6 aega hommikust õhtuni absoluutselt iga päev. Suur tänu kutsumast.